Alar Kotli. Alar Kotli sündis köstri pojana ja see oli ühelt poolt suur vedamine. Ta ei pidanud hommikul kooli minema. Alghariduse saigi Kotli kodus oma isalt ja võib-olla see ongi põhjus, miks Kotli on projekteerinud nii palju koolimaju ja ka kirikuid. Kui ta lõpuks kooli läks, siis oli selleks Rakvere Reaalgümnaasium. Õppida talle väga ei meeldinud, küll aga vasaku käega joonistada. 13 aastat hiljem sai selgeks, mida Kotli joonistas. Ta projekteeris seda sama koolimaja ümber. Oli aeg funktsionalismiks. Vahepeal käis ta muidugi Dansingis arhitektuuri õppimas, enne seda sai aga aasta Pallases olla, nagu kõik korralikud kunstnikud. Kui ta Eestisse tagasi tuli, olid kehvad ajad. Sõda oli lõppenud, majandus oli languses, aga samas oli vaja ehitada. Ja meie president Pätsul oli idee. Kodud kauniks, fassaadid uhkeks ning esinduslikuks. Pätsi esinduslik Eesti on suhteliselt Kotli kas projekteeritud või ma julgen ka väita kureeritud, sest ta andis nagu selle kammertooni, kuidas Pätsi esinduslikku arhitektuuri teha. Ja muidugi oli Kotli see, kes rekonstrueeris presidendile lossi. Päts ise kutsuti peagi pikemaks ajaks sügavale Venemaale, kuid Kotli jäi. Oli vaja üles ehitada Estonia, aga jugendmotiive taastada ei saanud, sest need tähistasid nüüd maitsetust ja dekadentsi. Uusklassitsismi sugemed aga jäid. Kotli riputas lava kohale ka kirja. Kunst kuulub rahvale. Mõned vaatasid sellele viltu, et seda ütles ju Lenin. 19. sajandil tsiviilühiskond tuleb, et kunst ei ole enam ainult valitsejate ja kiriku oma, vaid kunst kuulub tõesti kõigile. No ega siis see oluline loosung, 19. sajandi edumeelsuse sümbol loosung ei ole siis selles süüdi, et mingisugune Lenin seda on ka kasutanud. Kotli tegigi oma hooneid rahvale. Selle suurimaks tõestuseks on muidugi laululava. Ja vaat siit tuleb minu meelest välja Kotli suurus. 50. lõpus, olukorras, kus pärast stalinismi peaaegu keegi Eesti aegsetest arhitektidest ei suutnud uuesti selga sirgul lüüa, siis Kotli teeb laululava. Ja vaat see laululava 57-58, ta projekteerib, on tohutult innovaatiline. Sihukest rahvast ühendavat kaart polnud siin mail keegi varem näinud.